25 poolthäälega oleme otsuse üksmeelselt vastu võtnud. Meie päevakorra 16. punkt on loa andmine Aardla raudtee Soinaste tänava ristmiku rekonstrueerimiseks ja omaniku järelevalve teenuse tellimiseks riigihanke korraldamiseks. Ja ettekandeks on kõnetooli saabunud abilinnapea Valvo Semilarski. Palun. Aitäh, austatud esimees. Head volikogu liikmed. Tänase päevakorra viimane eelnõu, mis teie ees on, siis sisaldab äsja nimetatud loa andmist, mida palume siis Aardla raudtee Soinaste tänava ristmiku ehk siis ringristmiku 5D ristmiku rekonstrueerimiseks ja omaniku järelevalve teenuse osutamiseks. Eripära on selles, et tegemist on siis hetkel nii-öelda rahalise katteta oleva tööga ja projektiga ja me oleme planeerinud tegevust selliselt oma tegevuskavas, et oleme tegemas käesoleva aasta võimaliku esimesse lisaeelarvesse ettepaneku lisada see tööde loetellu ja tööde maksumuseks hinnanguliselt on 300 000 eurot. Ja kuna hankeprotseduur ise eeldab pikka riigihanget, siis kogu protseduur hanke väljakuulutamisest kuni võimaliku töölepingu suhteni jõudmiseks kulub circa 2 kuud ja et volikogul on võimalus erandkorras anda luba hanke väljakuulutamiseks ja eesmärk oleks see, et sellel aastal, juhul kui see projekt saab heakskiidu ka läbi lisaeelarve, saaks sellisel juhul selle aasta jooksul tehtud. Ehk siis see nii-öelda mitmeid aegu kõne all olnud ja sellise avalikkuse surve all olnud keeruline ja ohtlik ristmik saaks turvalisema ja sujuvama lahenduse ringristmiku näol. Ja mõne sõnaga võib-olla siin juures valgustaks viimaseid protseduure, kus me oleme läbinud siis linnamajanduskomisjoni ja rahanduskomisjoni ja esile on kerkinud suhteliselt sarnased küsimused ja arusaadavalt tekitab küsimusi ka antud teie ees olev pilt, et kui suur see ristmik on, kas ei ole mitte väike, kui sujuv sealt on läbitavus, kas see on hea ja turvaline lahendus ja kas seal peal on võimalik siis teha piisavalt hästi talihooldust, arvestades sellega, et nähtavalt on seal ka olemas ohutussaared ja nii edasi, nii edasi. Et mõne sõnaga selle poole pealt valgustaks, et tekiks selline tunnetuslik ülevaade, siis tegelikult on ristmik täpselt samas mõõdus ja mahus kaldatee ja mõisavahe ringiga, kust läheb edasi tee siis nii-öelda Ihaste suunal ja nii-öelda see keskmise osa läbimõõt on 12 meetrit ja sealt ümber olev punane osa, selle osa kõrgus on siis 15 sentimeetri kõrgusel ja tipneb ta siis keskel poole meetri kõrguselt, täpselt seal olev keskpunkt nii-öelda ja 15,5 meetri vahel ja sinna keskele siis nii-öelda on planeeritud selline puidust 14-meetrine elektriplost, mis valgustab siis 4 suunas. Ja see ringi ümber olev selline oranžikas ala või punakas ala, see on siis 4 sentimeetrit teepinnast kõrgemal nii-öelda täiendav sõiduvõimalus siis ühistranspordile vajadusel ja suurematele veokitele. Ja selle laius on siis 2 meetrit, selle punase osa laius. Ja täiendavad sarnased 4 meetrit tee osast kõrgemal, siis on ka sellised põsed nii-öelda samamoodi suuremale transpordile vajadusel ja kõrgemal siis tee tasapinnast 4 sentimeetrit. Ja siit edasi siis on kivikatendiga just jalakäijad toodud siis eraldi liiklusest nii-öelda. Ja ohutussaared, mis siis paiknevad siin erinevatel suundadel ristmiku juures, need on ka olnud väga, väga aktuaalsed selliseks küsimärgiks ja samamoodi nad on 15 sentimeetrit kõrgemal tee tasapinnast, küll nurkadest on nad lastud tee tasapinda 0, et talvel sahaga mitte lõhkuda ja samamoodi juhul, kui on järelhaagisega, kuigi seal ei ole täna veoautoliiklust peal, oleks võimalik siis ristmik läbida. Küll on kõik
pööramisraadiused arvestatud ja mängitud läbi 12-meetrise ühistranspordiga ja kõik peaks olema normide piires ja lahendatav. Aga selguse huvides, kuna viimastel aegadel tekkisid sarnased küsimused, oli soov kutsuda kokku ja mida ka tehtud sai, täiendav töörühm ja kaasatud sinna ka siis projekteerijad, arutamaks läbi siis tehtud ettepanekud komisjonides ja fraktsioonides ja nii edasi laekunud siis tähelepanekud. Ja koosolek toimus paar päeva tagasi ja tahaks teile ette lugeda, et selguse huvides veel kord kordan, et projekteerijate poolse siis pöördumise. Et ringristmiku eesmärgiks on suurendada ristmiku läbilaskvust kõikidest suundadest ning vähendada läbiva liikluse kiirust. Ringristmikule sõites peab olema hea vaadeldavus ringlevat liiklust vasakult, selleks pealesõidud teostatakse võimalikud ringristmiku tsentri poole. Ehk siis, kui tekkis küsimusi, et miks on, just kui ma tulen siit sujuvalt, miks ma ei saaks siit nagu sujuvalt pöörata. Et turvalisuse huvides, et võimalikult oleks sul nagu auto nina ringristmiku poole, et sa jälgiks, et sul siit keegi külje pealt ei sõida peale. Et kui sa siit saaks otse liikuma, sulle tavaliselt sul hajub see tähelepanu ära, nii väidavad liiklusspetsialistid, ja tekib liiklusohtlik olukord. Et selliste ohutuste tõttu on need saared siia määratud. Ja parempoolsed kõnniteäärsed suunamised vasakule ja liiklussaared on orienteeritud sellele, et juht on sunnitud vaatama ringliliiklust, mitte hooga läbi sõitma või paremale pööramale, just nimelt kokkupõrke vältimiseks. Ja bussidele on tagatud vajalikud pöörderaadiused, suurtele sõidukitele on rajatud lisapöörderuumid, madaldatud äärekiviga, millest ma siis rääkisin, 4 sentimeetrit, ja see peaks ka välistama siis sõiduautode kiirema läbisõidu. Ja liiklussaarte otste äärekivid on alla viidud, et muuta ohutumaks koristustööde läbiviimine, ehk siis talihooldus. Ja alla sellele pöördumisele on siis kirjutanud Vello Sova, Interprojekt osaühingi juhatuse liige. Ehk siis dilemma ees, et oli ettepanekuid, et tuleks läbi kaaluda, kaotada saared ära, teha läbitavus lihtsaks ja kõik nii edasi, pidasin vajalikuks kutsuda selline töörühm kokku ja antud valdkonna abilinnapeana tegelikult seisangi täna teie ees selle sõnumiga, et ma usaldan liiklusspetsialiste, ma arvestan alati ka emotsioone ja arvamusi, kuid ma pean langetama vastava valdkonna abilinnapeana otsuseid ning täna minu otsus on see, et see lahendus tegelikult väärib heakskiitu ja see 4. ristmiku lahendus, mis on läbi töötatud ning mis on saanud tänaseks päevaks heakskiidu Eesti Raudteelt, Tehnilise Järelevalve Ametilt ning mis kõige tähtsam sealsetelt elanikkonnalt, et kellega on kõige suuremaid muresid olnud just selle mõttega, et me läheme ikkagi nende eramaadele, meil tuleb tõsta seal ümber aedasid ja meil on seal sellised tegevused olemas, et antud projekt on leidnud kõikidelt osapooltelt kooskõlastuse. Ja see on nagu meie hinnanguline vastus. Loomulikult, kui peetakse tarvidust täiendavaks aruteluks, siis soovin öelda ka maha seda, et selle võiks lisada sellisel juhul aprillikuu linnamajanduskomisjoni kui juhtiva komisjoni päevakorrapunkti ning kutsuda siis sinna samamoodi kohale projekteerijad, spetsialistid, vajadusel arutada läbi. Kui ka see ei rahulda, siis on veel võimalus tellida täiendav ekspertiis, see maksab juba raha, nii et valikud on teie kätes, aga pidasin vajalikuks kõike seda teile valgustada, kuna need küsimused on suht sarnased ja kattuvad ja vajavad selgust ja vastust. Ja tööde jaotuse osa pealt nii palju, et linnaeelarvest oleks näinud positiivsel lisaeelarve juhul 300 000, et kogumaksumus on circa 550 000 ja tööde jaotuse osa poole pealt on täna tulnud meiega kaasa Eesti Energia Elektrilevi näol, kes siis teostab töid ristmiku alt
ja töömaa osa pealt kaovad ära tänased 4 tänavalaternat, asemele tekib kogu töömaa ulatuses 18 uut, need on punaste täppidega siin erinevad peal, võib kokku lugeda, neid peaks olema 18 uut LED-valgustust ja metallpostidel olevat tänavalaternat. Ehk siis elektritöid suurusjärgus circa 20 000 eest teostab täiendavalt Elektrilevi ning Tartu veevärgiga on kokkulepe, et kõik ristmiku all ja töömaa all olevad vee- ning kanalisatsioonitööd teostab Tartu veevärk oma kuludega ja sadevee kanalisatsiooni töö eest tasub siis linn liitumistasu näol. Ja ehk siis orienteeruv hinnanguline maksumus linnale saab olema 300 000 ja sealt kokku lüüa siis saate ise, palju siis teised pooled panustavad. Aga veel kord rõhutan, et me ei lähe homme ehitama, me soovime kuulutada välja lähiajal, kui me saame teilt heakskiidu riigihanke ja täpne hind selgub hanke käigus ja milline see olema saab, ei oska täna mina ennustada. Aitäh! Aitäh, palun, kas ettekandjal on küsimusi? Kolleeg Merle Jääger ja siis kolleeg Lembit Kaplinski. Aitäh! Mul oleks lihtsalt selline küsimus, et kuidas on lahendatud nagu jalakäijate ja jalgratturite üleminek teedest? Aitäh! Aitäh, hea küsija! Jalakäijate üleminekud on määratletud ülekäiguradadega. Nagu te siin näete, nad on toodud ristmikult mõnevõrra eemale turvalisuse huvides ja nendel tänavatel, ehk siis Raudtee tänav ja siis Soinaste tänav on, ja siin Aarde tänava lõigus on eelistatud siis jalakäija. Ja siin, kus on ka raudtee, on eelistatud autod ehk siis transport. Jalakäija saab siit ületada teed sellisel juhul, tal ei ole eesõigust. Turvalisuse huvides raudtee versus liiklus ja kõik muu juurde kuuluv. Ja see kollane ala, mida te siin näete, see on kõik jalakäijate liikumisruum kuni kergliiklejateni välja. Linnalistest meetmetest meil tegelikult tuleb siit Riia tänavalt Tamme staadionilt mööda raudtee ja Raudtee tänava vahelt tuleb kergliiklustee, mis suubub ka siia tulevikus. Täna me seda planeerime, projekteerime, õigemini projekteerimine on töös, ootame tingimusi Eesti Raudteelt praegu. Eskiisi tasandil on tehtud ja liigub siit edasi kuni Laseri tänavani siia taha otsa välja. Et see saab olema nii, et Riia tänavalt 4,5 kilomeetrit, päris pikk lõik. Ja alates Tamme tänavast me lisame sinna 0,8 kuni poolemeetrise kergliiklustee osa, mis on pehme katendiga, et oleks jooksjatel võib-olla seal mitte ainult Tamme staadioni ringi nühkida, et vahelduseks võiks ka võib-olla sealt väljas jooksmas käia, kuna see on päris pikk lõik nii-öelda. Ja muus suunas samamoodi, et Tamme linn on täna teadaolevalt kergliikluse osas ega midagi salata ei ole Soinaste tänavas ju ka õieti. Et lähiajal me oleme hanke välja kuulutanud ja jätkame alustame töid Keskaares ja täna on lõpetamas oma tööd seal Tartu veevärk ja Giga, nii et me tahame sellel aastal saada valmis ka kogu Keskaare lõigu siis Tamme gümnaasiumist kuni Raudtee tänavani ja tuleb sinna ühele poole teed esimene korralik kergliiklustee Tamme linna ehk siis 4,5 meetrit ja 6,5 meetrit teed ja nii palju, kui siis teisele poole teed jääb, circa meetri laiune jalakäijate tee veel lisaks. Ja üritame ka, kui lisaeelarves saame heakskiidu, siis ka Suurest Kaarest, nii et Raudtee tänavast kuni Tamme koolini, siis tänase Tamme koolini, et kergliiklusteed sellel aastal teostada. Selline oli vastus, aitäh. Aitäh, kolleeg Lembit Kaplinski, palun. Hea ettekandja, et mul on rõõm, et üks väga keeruline koht Tartus saab lahenduse, aga ma küsin nagu natukene võib-olla võhikliku küsimuse. Mina olen veel saanud oma autojuhiload sellel ajal, kui raudteega ristuval tänaval oli igal pool ja alati peatee, et kas seal ei või ohukohta tekkida, et autod jäävad troppi sinna ringi taha?
Aitäh! Jah, ega on eeldatavasti meis paljudes see mõte tekkinud ja tekkinud ka täna, aga tegelikult ega sarnane ringristmik ei too sinna uusi selliseid liikluse muudatusi. Täna ka, kui on raudtee kinni, siis liiklus seisab ja te olete isegi tõenäoliselt märganud osa autosid, kuidas keerab siia poole raudtee tänavasse ringi. Et kõik on, kui seda joonist detailsemalt vaadata, siis on siin ka toodud liiklusmärgid ära, nii et liikluskorraldus on siia suhtunud väga tõsiselt ja tähelepanelikult ja just nimelt turvalisuse huvides. Aitäh! Aitäh, palun, kas on veel küsimusi? Kolleeg Hans Kask, palun. Aitäh! No ma saan aru, et probleemiks ongi siin see raudtee slaagpaun, kui see ette kukub, siis praktiliselt on see ristmik seal kinni. No mind huvitab see, et kas spetsialistide poolt oli ka arutusel see võimalus näiteks, et kui mina tulen Raudtee tänavalt ja tahan minna Aadla tänavale, nüüd aga Soinaste tänavalt, kui slaagpaum on ette kukkunud, Soinaste tänavalt tulevad masinad ja sõidavad selle ringtee kinni. Praegusel juhul, ma olen seal päris palju liigenud, sellepärast ma räägin, et praegusel juhul on veel võimalik, kui slaagpaum on ees, on võimalik sealt masinate vahelt minna Aadla tänavale, kui ma Raudtee tänavalt tulen, eks ole. Aga kui see ring on juba masinatega kinni, kes jäävad ka ootele, eks ole, seoses selle raudtee või slaagpaumi sulgemisega, siis mul ei ole mitte kuhugi Raudtee tänavalt, peangi lihtsalt ootama nii kaua, kui see asi laheneb ära ja raudtee vabastab tee. Kas seda on ka arutatud või ei ole? Aitäh! Või on see mingisuguste liiklusmärkidega, et kui slaagpaum vukub, et kas siis ringtee peab jääma vabaks või midagi sarnast, aga on ka niisuguse juhte, kes sõidavad lihtsalt julmalt ringteele ja ootavad, kui nad on nagu peateel, nad saavad nii esimesena minema, vaatamata sellele, et Aadla tänavalt on masinate rivi taga. Aitäh! Aitäh! Jah, on küll arutatud ja täpselt nii, nagu te ütlesite, et on arvestatud liiklusmärkidega ja mõistlik on, et ei sõideta, kes soovib ikkagi minna üle raudtee, et ta ei sõida seda ringi kinni. Et äärmisel juhul tekiks võimalus, nagu te ütlesite, et liikuda siin, teha maha pöördeid, aga ja täiendav lisa, mis on, et bussitaskud näiteks, et buss on toodud liiklusest välja peatused. Et samamoodi siinpool külgedel, nii et täna teadaolevalt, kui tulla siit Aadla tänavalt, siis buss, kui siin seisab, siis juba siit pead ümber hakkama vastassuuna vööndist liikuma. Aga me ei tea kunagi, kuidas liikleja käitub, täpselt nii, nagu te ütletegi, et kui ta sõidab siia ringile ennast kinni näiteks ja jääb kuskile siia seisma, siis ta tegelikult halvab selle liikluse. Need võimalused need ei ole välistatud, et see on aus vastus. Aga me ikkagi eeldame, et see ring oleks võimalusel nende päralt, kes siis ei soovi oodata raudtee järel, ta saaks liigelda mujale, et midagi siit, mingit voolu liikuma saada. Ja kui me tänagi vaatame, kui täna on raudtee kinni, ega siis ka tegelikult seistakse siin, kes ei jaksa oodata, need juba lähevad siit juba järgmist üleminekut otsima nii-öelda ja kes siis siin seisab, siin üldiselt üritatakse teha siit pööre, et saada siis paremini siia peale. Et täna põhiliselt ikkagi oodatakse kahel nendel sellisel tänaval, et ühel siis Raudtee tänaval ja Aadla tänaval, kui raudteest üle tulla. Et näha saab, kuidas on, aga täna on jah, vastus lühidalt selline, et on see lahendatud liiklusmärkidega, aga kuidas see lahendus peab, seda näitab tulevik, kui see ristmik ükskord valmis saab. Aitäh! Aitäh, palun, kas on veel küsimusi? Küsimusi rohkem ei ole, aitäh ettekandjale ja kaasettekandjaks on sõna Kadri Leetmal. Aitäh, hea juhataja, ja oskan öelda seda komisjoni sellele põhjalikule selgitusele juurde seda, et komisjon sai väga hästi aru sellest, mis asjaoludel selle hanke lubamine just praegu oluline on, et saaks võimalusel sellel aastal see asi tehtud ja miks see just enne lisaeelarvet selliselt tuleb tuua volikogu ette ja kõike seda aktsepteeris. Seda, kui oluline see ristmik on,
näitavad kõik need diskussioonid siin juba ka ja 2 komisjonis. Ja meie komisjon küll konsensuslikult toetas, et sellele võiks lubada, selle hankega edasi minna, aga leidsime kõik, et kes siis milliste teadmiste alusel tõstatas neid küsimusi, et kuidas siis saab, kui rong on seal ja kuidas siis saab, kui keegi kinni sõidab ristmikku ja väga palju küsimusi tõstatati veel. Aga meie ettepanek oli, et linnavalitsus sellise laiendatud töörühma kokku kutsub ja neid tehnilisi küsimusi arutab ja mul on väga hea meel, et abilinnapea on seda teinud. Ja olen ka nõus, et järgmisel linnamajanduskomisjonil me võiksime tõesti selle projekti enda asjus, detailide asjus, kõigi liiklejagruppide huvides veel eraldi arutelu koos projekteerijaga teha. Aga kokkuvõte on see, et komisjon toetas loa andmist riigihanke korraldamiseks konsensuslikult. Aitäh. Kas linnamajanduskomisjoni esimehele on küsimusi? Küsimusi ei ole. Aitäh kaasettekandjale. Sõnavõtusoove ei ole esitatud. Kas on repliigisoove? Repliigisoove ei ole. Kuna ei ole diskussiooni avatud, ei ole ka lõppsõnavajadust ja panen otsuse hääletusele. Kes on otsuse vastuvõtmise poolt, palun hääletada. Poolt 25. Palun hääletada, kes on vastu. Vastuhääli ei ole, oleme otsuse üksmeelselt vastu võtnud.